Tere! Mina olen Triin. Täna räägime taas Elva võimaliku ujula veekeskuse spa teemal. Oleme ühistumeediaga teinud 3 videot Elva ujula teemal. Videod on nähtavad YouTube'is lehel Triin ja sõbrad. Esimeses videos selgus see, milles on probleem ning samuti sai küsitud ettevõtja nõu. Rääkisin Tartu ujulaenu ühistu juhataja Andro Roosiga ning küsisin, kuidas oleks tema nägemuses võimalik ujulat teha. Teises videos küsisin vallavanem Toomas Järveoja ning volikogu liikme Vahur Jaakma arvamust. 3. videos läksin taas Tartu ujulaenu ühistusse, kus toimus nõupidamine ujula ühistulise loomise teemal. Räägiti siis sellest, kuidas oleks võimalik ühistuliselt ujula valmis teha. Elva avalikus Facebooki grupis, kust mind on ebasobivuse tõttu eemaldatud, postitas Anett Griffin 3 pilti oma lõputööst, mis oli Elva võimaliku veekeskuse teemal. Ning veekeskus võiks asuda just siin. Anetti postitusel oli palju kommentaare. Printisin välja huvitavamad neist ning loen nüüd teile neid. Esimesed kommentaarid avaldasid vaimustust. Super, tubli töö, tõesti super. Siis algas dialoog. Mis erialal see lõputöö koostatud on? Rakendusarhitektuur Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Omapoolne visioon. Aitäh, Anett, julguse ja pealehakkamise eest. Elvalastele on sinu täiendavat visiooni sellesse Elva valla ujula teemalisse diskussiooni väga vaja. Ilmselt paljud ühinevad selle arvamusega. Kahju ainult, et see visiooniks jääbki. Ära iial ütle iial. Varsti on juba uued valimised. Mina pole küll kohanud taolisi massiaktsioone nagu Turuplatsi pargi toetuseks ujulaga seoses. Pole näha ei värviga jalajälgi, mis ujumiskeskuse loodetavasse asukohta viiks, ega kuu-uurija toimetamisi. Järelikult pole veekeskus rahvale nii oluline kui park ja inimeste arvamusega peabki vallavalitsus arvestama. Aga mis Marju arvab? Ja Marju arvas. Loodan, et sellist jama Arbijärve kaldale mitte kunagi ei tule. See ei arvesta üldse loodusväärtustega ja Elva miljööga. Järve kaldal tuleb järgida 50 meetri ehituskeeluvööndit, et kaitsta Arbijärve loodust. Pole mingit põhjendust seda vööndit vähendada, sest Elvas on veekeskuse ehitamiseks maismaale ruumi küllalt. Sellise ilmetu kasti võiks ehitada Elva spordihoone juurde, mis on samast stiilis. Üldse meenutab see väliskujult Eesti Rahva Muuseumi raadil, kust ilmselt idee on üles korjatudki. Sarnasus on ilmne. Looduslikku Arbijärve ei tohi rohkem rikkuda. See platvorm välikäimla ja idiootliku purskkaevuga tuleks sealt ka esimesel võimalusel lammutada. Ja keegi heitis pilguga kaugemale. See oleks päris pilku püüdev ehitis ja tooks kindlasti massiliselt rahvast Elvasse tagasi. Väga ainulaadne. Hea, kui on kellelgi visioon ja oskused need ka paberile arvutisse panna. Järgnes kiidukoor ning taas Marju. Järve kallasrajal peavad saama inimesed vabalt liikuda. Seda vist tudengitele pole õpetatud. Tudeng oma aruga vist arvas, et kui Verevi järve veekeskuse detailplaneeringus on inimesed pandud hoone alt läbi ronima, et randa saada, siis võib seda ka Arbijärve kaldal korrata. Antud projekti puhul tekitab küsitavusi veel see, et järve kallasraja maa kuulub omavalitsusele, aga endise Tondilossi kinnistu eraomanikele. Kuidas saab hoonet projekteerida 2 erineva omaniku kinnistutele? Uuesti kiidukoor. Uhke, toetame, julgustame ja elame kaasa Elva andekatele noortele. Ja Marju. Elvas osadel isikutel on ikka täiesti haige maitse. Hiljuti jalutasin Tartu maantee koolimaja eest mööda ja nägin, et keegi imelik oli koolimaja ees olevale koolipoisi kujule mingi mütsi pähe pannud. Eelmisel korral Elvas käies ka nägin seda seal.
Kas kool kunstnikult selle skulptuuri pilastamiseks enne luba ka küsis? Lihtsalt rõve maitselagedus. Nüüd toob Marju sisse 3. isiku kannatused. Miks te mu lellepoja kannatuse peate proovile panema? Tõnis on tagasihoidlik inimene ja ise ei tule ütlema, mida ta sellest kaltsust oma skulptuuri peas arvab. Mina ütlen otse välja, et talle see ei meeldi. Koristage ära. Ilu pole selles klaaskastis kopika eestki, nagu pole Verevi Järve veekeskuse planeeritud klaaskastiski. Positiivne, et tudeng sai vähemalt oma kõrgkooli lõpetatud. Kui Elvasse kunagi peaks veekeskus ehitatama, siis loodetavasti taibatakse korraldada eelnevalt arhitektuurikonkurss. Kuigi ka see ei kaitse alati maitselageduse eest, nagu see Keskväljaku kaasus näitas. Las koerte kari haugub, mind ei häiri. Osad elvalased lähevad iga klaasist ja kandilise asja peale leili. Kui veel värvilisi tulesid ja purskavat vett ka näidatakse, siis lähevad lausa ekstaasi. Hakkavad lausa maas püherdama, nagu kassid, kes Balderjani saavad. Miks sa Elvas elad, kui see sulle ei meeldi? Oli metsa, issand jumal, ja ära sinna maja püsti pane, eks, rikud loodust. Ja taas kiidukoor. Mina läheks kindlasti sellisesse veekeskusesse. Kiitus. Ma tuleks Tartust juba ainuüksi sellise ehitise pärast Elva ujuma. Minagi tuleks Pärnust. Ma tuleks Viljandist. Vinge. Ja kõige huvitavam ütlemine opositsiooni Marjult. Põhjus, miks Elvasse lähimatel aastatel või aastakümnetel veekeskust ei tule, pole mitte see, et oleks rahapuudus või see, et välja pakutud projekte kritiseeritakse, vaid see, et Elva valla kodanikud ei ole võimelised valla üldplaneeringus kokku leppima selle asukohta. Elva linna 2017. aasta üldplaneeringus on kogu keskuse maa-ala osas jäetud kinnistute maakasutuse juhtotstarbed kehtestamata. Seega seal ükski eraomandis kinnistu omanik enda kohustuseks ei pea Elvale veekeskust ehitada. Omavalitsusele kuuluval maal pole samuti veekeskusele kohta määratud. Seega valla raha eest seda samuti ehitada ei soovita. Nii peavadki elvalased elama ilma veekeskuseta aegade lõpuni. Lõpetuseks 2 optimistlikku kommentaari. Anetile palju edu ja jätkuvaid lennukaid ideid. Hoian pöialt, et tulevikus mõni põnev ehitis ka sinu visioonist sünnib. Unista ikka julgelt. Väga uhke tööga oled hakkama saanud. Kui see nüüd realiseeruks ka, siis oled küll Elva heaks midagi suurt ära teinud. Nõustun selle kommentaariga ning soovin Ühistu Meedia poolt Anetile palju edu. Olen kindel, et see video Elva veekeskuse teemal ei jää viimaseks. Kohtumiseni!